teooria oleks sisse loetud, sa saad kodus kuulata ja praktiline oleks pikem siin, saaks rohkem harjutusi siin teha. Näiteks nii rohkem. Me teame, mida muuta. Nüüd oled kohe. Nii. Sooritusvigade märkamine, analüüs ja sobivate harjutuste valik. See on tõesti oluline teema. Me näeme ise ka eksamitel, et me treenerina oskame näha vigu. Me saame aru, et on valesti midagi, aga meil puudub süstemaatiline lähenemine, kuidas neid asju parandada. Mille pärast ta kukub pöördest välja, miks ta ei hüppa nii kõrgele, miks see maandumine on raske. Ja sellepärast ongi see loeng, et see oleks teile abimees, kuidas ma lähenen nendele asjadele. See on nagu suke süsteemne lähenemine. Ja kindlasti väga palju asju on teile ka tuttavad. Lihtsalt siin on sellised 6 sammu, mida teha. Kõigepealt siis vaatame, mis on sooritusviga ja siis arutame, kas eksimine on see halb. Mis juhtub siis, kui me vigu ei paranda ja siis juba vaatame seda 6 sammu, et kui sa näed, midagi on valesti, siis see on nagu hea abimees 6 sammu, mis ma nagu teen, et äkki ma leian selle vea ja põhjuse üles ja et see saab ka parandada. Ohutuse tagamine parandamisel, siis teeme praktilise näite ja sinuga teeme videos, siis te saate vaadata, mis me kõik valesti teeme. Ja siis räägime grupisoorituse veast ja sobilike harjutuste valikust. Natukene me juba juhatasime sisse, ka siin pommis me rääkisime nendest asjadest, mida nagu jälgida, et siin täpsemalt. Nüüd see osa on pärit siis Jaan Loko sporditehnika õpetamise ja omandamise osast, mis on teil üldainet seega 3. Kas te olete kõik selle läbi teinud juba või? Üldainet? Agunes plaanite? Et kui te tahate eksamile tulla, siis peab see ka olema tehtud, Ja mulle väga meeldis mõned laused mind tõesti kõnetasid ja mida ma tahan iseenda jaoks ka kogu aeg meelde tuletada. Vigadeks võib lugeda kõiki neid sporditehnika detaile, mis ei vasta sooritamisele antud spordiharjutuse biomehaanilisele ideaalstruktuurile. See asi on ideaalstruktuur. Mis võiks olla pöörde ideaalstruktuur? Sina treenerina pead teadma, mis asi see ideaalstruktuur on, sest muidu sa ei tea, mida õpetada ja kuidas nemad peaksime neid vigu parandama ja kuhu sa nagu sihid. Ja biomehaanika on tegelikult teadusharu, et ta uurib inimese liikumist treeningu ja spordi ajal, sest meie kehad on ju koosneme tavadest ja liigestest ja teatud liikumised on optimaalsed, teatud liikumised ei ole optimaalsed. Ja sa pead teadma, kui sa õpetad mingisugust hüpet või pööret, mis on kõige optimaalsem viis sinna pöördesse minna. Igasugu variantina on nii, et mis on sinu jaoks kui treenerina see ideaalne ja siis sa hakkad seda sooritust võrdlema. Kas ta on nagu ideaalne või kui ta ei ole nagu ideaalne, siis ta on viga. Viga on karv öelda, aga teist sõnalist ei ole, seda viga. Ja iga harjutuse ja liigutus nõuab kehalisi põhimõtteid ja sina treenerina peaks sportlaselt seda nõudma, et ta saaks selle pöörde just niimoodi tehta. Ma tein näite, et siis mis asi on sooritusviga pöörde, et biomehaaniline ideaalstruktuur näiteks on keha sirge, on see telgsid peast läbi varbanis. Selg on sirge, pea pöörab viimas, millest on see punkti võtmine. Käed ja jalad on õiges asendis. Nii preparatsioonil, nii pöördes, kus sa tahad, et ei rikuks käed ega ei oleks, kui on siin, siis ei ole nii või ta on niimoodi. Niisugused väiksed detailid, aga sina treenerina tead neid detaile. Sinu sportlased ei tea neid detaile. Eriti lapsed ei tea. Täiskasvanud, meie võib-olla. Me juba teame, sest meil on nii suur kogemus taga, et me oleme juba palju kulutanud sinna töötunde, et aru saada, et käed peavad nii olema. Ja siis vead biomehaanika ideaalstruktuuri suhtes on kõik asjad, mis
selg vajub kumeraks või läheb kuidagi viltu, on ju. Pea ei tee spottingut, kaotab tasakaalu, käed on liiga laiali või liiga koos, mis mõjutab pöördumist. Mõni läheb siit kohe, mõni võtab suurelt hoogu, tõmbab siia, mõni tõmbab liiga lähedale ja siis ongi erinevad pöörded sul, et sa pead teadma, millist sina tahad ja siis sa hakkad igat ühte vaatama. Põlved kõverad ja nii edasi. Kas te saite aru? Ja sa mõtled ka selle inseneeria peale seal taga ja füüsika peale seal taga, et kui sa teed pööret, millised jõud sinu kehale mõjuvad. Sa tead, kui sa teed pööret, siis sul hõõrdejõud, sul pööra läheb järjest aeglasemaks. Sa pead hõõrdejõudu ületama, selleks sa pead hästi hoogu võtma. Kuidas ma saan head pöördemomenti? Sa oled karusselli peal, sa oled suur ja sa kiiresti teed väikseks, kui spinn tuleb juurde. Kui sa teed liiga kiiresti, liiga suur spinn. Kui sa teed sujuvalt, siis on nagu sujuvalt töötad vastu. Kuidas hoogu võtta, võtan hoogu ja sulgen. Et väga-väga kasulik on mõelda mu kastist välja, et see ei ole ainult tants, vaid et seal taga on tegelikult füüsika ka. Ja see aitab sind, kui sa otsidki vigu, siis sa otsid põhjuseid, miks see nii on. Kas eksimine on halb? Mis te arvate? Ei ole. Mitte ühtegi praktilist liigutust inimene ei omanda läbi eksimise. Ei ole olemas ühtegi liigutust, mida sa sünnid ja sa kohe oskad seda. Sa pead seda proovima, sa pead eksima ja sa pead parandama. Ja ta on kindlasti halb, kui sa proovid ja eksid, aga sa ei paranda. Ta on hea, kui sa proovid, eksid ja parandad ära. Siis ta on hea. Et siin ütlebki seda, et on pidev vigade parandamine. Et kui sina treenerina pidevalt kedagi parandad, siis see ei ole nii, et kuule, sina sportlane saad halb, vaid et see on nagu kompliment. Ma näen, et sa teed neid asju valesti ja sa saad parandades või neid harjutusi tehes paremaks. Sina tahad ju saada väga heaks. Nii et sina treenerina pead kindlasti tegelema vigade märkamise otsimisega, see on sinu põhiülesanne. Me küll nagu treenime kedagi, aga tegelikult me otsime kogu aeg vigu. Selgitad välja need, mis kõige enam mõjutavad liigutusülesande täitmist ja sa ei saa enne parandada, kui sa ei tea, miks need vead tekivad. Ja siis valid vahendid ja meetodid nende kõrvaldamiseks. Vahend võib olla hantel ja kummilipp, aga vahend on tegelikult harjutus. Et kui ta ei oska pööret, siis ma oskan treenerina lahti võtta selle ja mõelda välja harjutused, mida tehes ta ükskord jõuab sinna. Ja need on need vahendid. Oli ka lause selle kohta, et koordinatsiooniliselt keerukate alade puhul on vead vältimatud. See on täiesti okei, et kõik eksivad. Ja teatud määral isegi kasulikud. Nii et ilma eksimiseta need täiuslikkust ei saavuta. Ja vead on ohtlikud sel juhul, kui nad jäävad avastamata või parandamata. Et see on see asi, mida sina saad oma õpilastele rääkida. Et see, et ma otsin kogu aeg vigasid, ei tähenda, et sa oled halb või kehv. See on sellepärast, et ma tahan, et sa hakkaks väga hästi oskama. Ja see ongi minu töö treenerina. Ja sinu töö sportlasena on seda parandada. See on sinu osa, see praktiline pool. Et kui tema ära ei paranda, siis tema ei tee oma töö. Ja kui mina ei märka ja ei aita teda ja ei selgita talle, siis mina ei tea oma töö.
ja Soomes võimlemises on niimoodi, et väikseid lapsi treenivad küll noored treenerid, aga hästi oluline on see, et on need seeniortreenerid, kes teavad, kuidas elemendid käivad, et nad annavad kohe lastele seda õige tehnika lapsena, et nad siis saavad edasi minna. Tahate küsida midagi selle kohta? Nüüd tuleb see 6 sammu. Kõigepealt me tahame vigu märgata ja otsida. Väga paljud treenerid ei taha. Nende jaoks on kõik okei. Minust väga hea, kõik on väga elus. Ja tegelikult sa pead tegema selle märkamisega. Sa pead tahtma seda teha esiteks. Teine on see vaatlus. Me räägime nendest veel täpsemalt, aga et sa vaatled harjutust ja kuidas sa vaatled, et aru saada, kus see viga on. Siis sa analüüsid seda, mis need tekkepõhjused on. Ja siis sa valid vead, millega sa hakkad tegema. Sest tegelikult on see mustmiljon viga. Ja kuidas sa valid seda. Ja siis sa annad tagasisidet ja siis see viga peaks ära paranduma. Et need on need 6 sammu. Vigade märkamine, otsimine. Kõigepealt, kui nad teevad midagi ja sulle tundub, et see on veider, siis vaata seda tervikuna, lase mitu korda seda teha. Ja siis tuvasta enda jaoks, näiteks sina hüpe, mis võivad olla selle hüppe osa. Faasid ja elemendid. Et see tuleb ka sellest üldainete raamatust. Et sa võid kaugushüppe samamoodi jagada. Hoovõtt, paku tabamine, äratõuge, lend, maandumine. Ja siin meil hüppes on samamoodi. Kindlasti sina treenerina pead tundma harjutuse tehnikat ja sa pead teadma, kuidas see ideaalis välja näeb. Sportlane seda tihti ei tea, sellepärast ta käibki sinu juures trennis, sest sina käid siin koolitustel ja õpid, kuidas asjad käivad, aga tema ei käi, sa saad seda edasi. Ja siis pea silmas, et oleks ohutu teha ja vali sobilik keskkondvaatuseks, et mul on keegi tüdruk, kes eksib käteta hundirattal, tal on väga kehv maandumine, näiteks ta ei keera üle ja siis ta maandub iga kord kuidagi niimoodi. Ma olen ise oma kuidagi nii pahasti olnud. Ma näen, et on ohtlik, võib-olla sealt võib jala ära, siis me kolime mati peale. Ma tahan, et mitu korda vaadata seda asja. Siis tavaliselt me mati peale, et sul on seal palju parem teha. Vaata kindlasti eest küljed tagant ja otsi ka teisi märke, vigastusi, meeleolu, väsimust. Näide meist, kui me võistlesime, siis me olime hästi väsinud kogu aeg, me olime hästi väsinud ja siis tuli välja, et meil mõlemal ei olnud rauda. Me ei söönud rauda, me ei teadnud, meie raud madal on, aga lihtsalt kui see nii intensiivne trenn aasta aega, üritasin kogu aeg valmistada võistlustega, siis meie lihased lihtsalt tarbisid selle raudu ära. Kui sul pole rauda, siis sul ei kanna miski hapnikku edasi, siis sa jõuad kavas hästi kiiresti anaerobsesse tsooni ja siis on juba see kesknärvisüsteem häires ja siis on silmatuused ja siis on nii raske teha. Et meie puhul oli see naljakas, et meil mõlemal oli. Me tegime ühte trenni, ühe palju harjutusi, kõike tegime ühtemoodi ja mõlemad saime ühese. Nii, ma rääkisin osadest faasidest, elementidest. Osad on siis peamised liigutuskombinatsioonid, millest koosneb tervik, et toome näite, hüpe, hoovõtt, äratõuge, lend, maandumine. Pöördel on siis preparatsioon, hoovõtt, asend, maandumine. Ja sa tead, et see koosneb sellistest tükkidest. Afros võid samamoodi jagada tükkideks. Koreograafia sa võid samamoodi jagada tükkideks. Ja faasid on nüüd osade väiksemad detailid, aga mitte veel peenhäälestus on ju. Et hüppel näiteks sügav plieerimine, et sa vaatad, et see äratõuke või hoovõttu äratõuke osas on see probleem. Ei ole piisavalt sügav. Ja elemendid on siis pisikesed detailid, et sirutatud põlved, õlatall, sõrmede asend näiteks. Noh, see ei ole nii suur asi. Nii. Ja nüüd, kui sa vaatled seda, mul on siin Helimaril, kes tegi pöörd, siis ta tegi preparatsiooni, hoovõtu, asendi ja maandumiseni. Ja siis ma jagasin selle oma peas siis selleks osadeks, need on need 4 osa, mida ma hakkan vaatama. Ja ma palun, kui ta on selle nagu tervikult ära teinud ja ma olen vaatlenud, siis ma palun tal hakata neid osasi eraldi tegema. Mõnel puhul ei saa eraldi teha, et siis sa pead olema loominguline, et sa saad teha kuidagi võib-olla 2 osa kokku, aga sa võtad need lihtsalt väiksemateks juppideks. Ja siis mõtled välja ka mingid harjutusi, mis aitavad tal neid osasi teha ja siis jälgid, kuidas need osad õnnestuvad ja siis hakkad neid osasi
mõtlema selle peale, et ka sportlase kehaosade liikumise trajektoor on optimaalne, et igasugu imeasju on võimalik teha. Võib-olla ta lihtsalt kulutab energiat, ma ei tea, liigus suureks hoovõtuks või näiteks pöördel. Ma olen näinud, mõni võtab siit hoovu, et kas see on vajalik või mõni teeb hoovõtu seda. Teeb väikest kokkuhüpet, et üli suure kokkuhüppe ja siis juba tegelikult väike, sest ta kulutas kogu energia sinna ära. Kas sooritus on stabiilne ja kui ta rakendab jõudu või võtab vastu jõudu, et näiteks maandumisel, et kui ongi hästi kõva maandumine, et siis proovida aru saada, miks see maandumine on, kas ta ei jõua jalgu kokku, kas ta on liiga aeglased lihased, äkki ta hoidis liiga kaua õhus või siis peab jõudu treenima. Et mõned puhul ongi niimoodi, et ta jõuab üles hüpata, aga maandumine näitab ära, kas ta tegelikult on jõudu, et siis me peame tegelema jõutrenniga. Ja see ei ole nagu ühe trenni küsimus. Ilmselt ma peaks treenerina siis oma kava muutma, et ma paneks muidugi nendele mingid jalajõuharjutused siis soendusse juurde. Või siis saadan oma õpilased jõusaali 2 korda nädalas. Midagi tuleb ette võtta. Kas ta kasutab kõiki lihaseid? Minu puhul oli üks näide, kus ma olin käteta hundiratast ja ma ei saanud väga kõrgele. Ja siis üks akrotreener ütles, et kas sa suurt varvast ka kasutad või? Ütlesin, kus kohas. Ja siis tegelikult oli, see on nii loogiline, et sa astud ja siis tõukad ära, ma tõukasin ära siit. Hops. Ja tegelikult see väike liigutus oli puudu ja see annab sulle 1 või 2 sentimeetrit ja siis on asi korras. Kas sa kasutad lihasjõudu õiges järjekorras? Käteta hundiratas ongi niisugune näide, et see on puhas ajastus. Ma arvan, igaüks meist siin teeb ära käteta hundiratta. Kui sa tead, mis hetkel kuhu mida panna. Käed kummardad, häkki tõukad, käed liiguvad teadjad seisma, hoian asendit ja siis liigutan üles ennast. Et see õige järjekord on oluline. Ja kas sa rakendad piisavas koguses lihasjõudu? Kogu aeg hüppan või siis ma hüppan hoian ja siis maandan. Niisuguseid asju saab vaadata. Ja siis vali vead, millega tuleb tegeleda. Et kui sa nüüd vaatasid, kuidas ta teeb, sa nägid hästi palju vigu, siis tuvasta enda jaoks, millised on suured vead ja millised on väikesed vead. Ja siis reasta nad oma peas nagu tähtsuse järjekorda. Kõigepealt on peamised, tüüpilised ja osalised. Peamised on need, mis oluliselt mõjutavad liigutustegevuse tulemust või siis võivad põhjustada mingit vigastust. Et nendega tegelen enne ja siis alles näiteks sõrmeotsaga, et sa ei anna nagu midagi. Tüüpilised on need, mis esinevad kõige sagedasemalt. Näiteks sirutamata põlvpöördel ja punkti võtmine kindlasti on sagedam. Ja siis osalised. Need, mis on täiesti teisejärgulised. No, ma ei tea, palju see mõjutab pööret, siis rippuvad käed, et tõstame siis küünarnukid üles, et see on nagu väike viga. Need, kes on väga andekas sportlased, nendel on pigem need osalised vead. Need, kes alles alustavad, nendel on need peamised vead, et siis tegeled peamistega, siis lähed järjest detailsemaks. Ja parandades üks viga korraga. Kõigepealt, ma ei tea, see põlv, proovime selle sirgeks saada, enne kui see sirge ei ole, siis edasi ei lähe. Ja kui me Helimariga käime tundi andmis näiteks Arkaadiale, siis Arkaadial on nii palju neid sportlasi, et me teemegi nii, et teeme kõik pöördeid, siis üks inimene korraga, siis ma ei jõua nii palju, on neid niisuguseid väikseid detaile. Me liigume niimoodi, et sinule üks parandus, jätka, sinule see parandus, jätka ja siis treenerina me peaks minema teise ringi peale ka, et vaatama, kas see parandasid ära, kas see parandasid ära ja on uue harjutuseni. Päris väljakutsuv, kui sul on nii palju sportlasi, 2-ga on palju lihtsam. See on aastate pikkune tegevus. Kui sa alustad ikkagi lastega õigesti, siis sul, kui nad saavad täiskasvanuks, siis sul on nii palju lihtsam, siis sa tegeled nende sõrmade ja naerutusega. Ja tegele sellega, mida saab parandada. Tagasiside andmine. Jah, ta ütleb, et ole positiivne. Ma ütlen, et kõige tähtsam siin juures on see, et sportlane ise ihaldaks sinu tagasisidet. Mitte ei ole niimoodi, et jälle ta parandas, jälle ma tegin midagi valesti, vaid et ta pigem tahab, sest et ta saab aru, et kui treener parandab teda, et siis ta saab ise parandaks. Sest
ebakindlust ja selle põhjuseid. Et sa ei pingutanud kohe alguses ära, sul jäi kõver põib, sa jäid küll lihaseid hoidma, aga ta jäi kõveraks. Ja selgita talle harjutuse õiget tehnikat, arvestades tema vanust, füüsilisi võimeid, teadmisi. Need on need makaroni käed, keedeta makaronid ja keetmata makaronid, lastele võib-olla. Ja videoanalüüs on siis minu arust kõige parem. Nad tihti, eriti lapsed, nad ei saagi aru, et neil on midagi valesti. Mu enda tütar on hundiratast väga ilus jalad paadis, aga üks on kõver. Siis ma küsin, kas see teine jaotab kõverana? Ei, mul on täiesti selge kevad. Seda ma filmin siin veel? Ei. Ma nagu, see on kõver, mis me siis teeme. Ja ta ei tunne, ta absoluutselt ei tunne, seda tunneb, et ta täiega pingutab, aga ta ei näe seda. Siis me peame kuidagi aitama nagu aru saada, kui sa ei pinguta siin, ei siruta ära tõuka, võib-olla peaks mingi harjutused mõtlema. Sa saad võistlustele, sa saad sealt -0,1, mitte meil, aga ta ma ilme jäänud. -0,1 ja siis tuleb neid vigu. Ja siis määra parandamise teed sammud. Mõned sammud võivad olla kuudepikkused sammud, eriti kui sa pead jõudu tegelema, mingi treeningplaani muutma. Mõned on sellised lihtsamad teed, et kui sul on ikkagi edasijõudu sportlane, siis ta juba teab, mida ta peab tegema. Ja kõige tähtsam on tee kindlaks, kas korrigeerivast tagasisidest saadi aru. See on peegeldus, mida ma väga vähe kasutan, aga küsidagi lihtsalt tagasi, et kas sa said aru, mis praegu valesti oleks ja mis sa pead tegema. Nii nad ei saanud. Mina näiteks ei uska hästi seletada, siis ma seletan uuesti. Ja nüüd hakkabki see vea parandamine, see järjepidev töö sportlasel endal. Et me eraldame selle vigase osa tervikust ja tegeleme selle vigase osaga näiteks, siis hakkame järjest kokku panema selle tervikut. Või siis see vigane osa võib veel väiksemateks juppideks jagada, kui on vaja. Loo või rakenda harjutusi. See tähendab seda, et kui sa näed, et su tagumine põlv on hüppetes alati kõver, siis järelikult peab spetsiifilises soenduses mingid harjutused tegema. No näiteks me teeme seda, et on kõver, sirge, kõver, sirge. Mitte sinu pea ei pea seda meelde jätma, sinu lihas peab seda meelde jätma. Järelikult peab seda harjutust rohkem tegema. Soorita liigutust aeglaselt ja siis lisa kiirust ja jõudu. Nagu me tegime kumbis, kõigepealt rahulikult ja siis paneme tempot peale. Ja siis mine, kui sa oled osad juba saanud harjutatud, mine terviku juurde. Kõigepealt aeglaselt ja siis pane jõudu ja kiirust juurde. Tulemus. Meie eesmärk treenerina on see, et sportlane oskab ennast ise analüüsida, sest meil ei ole aega, et sellega kogu aeg tegeleda. Ja eriti, kui meil on palju lapsi trennis, et üks asi on teadmised, et tema ise teab, mis on tehnika, selleks pean mina kindlasti teadma. Ma ei oska õpetada mingit pöörlemise autot, ma peaks endale seda selgeks tegema. Siis ma saaks seda talle selgitada. Ja ta kindlasti peab teadma ka, kuidas see ideaal, mida treener ootab, välja näeb. Ja praktikas ta tunneb ära, tuleb trenni ja ta tunneb ise tasakaalutus ära, ma sain aru, mis ma pean tegema. Ta juba teab, et kuidas seda ise otsida, kuidas nagu neid osasid teha, et ta ise tuvastab ära, vaatab, mul oli jalg sissepoolne, ma ei märgata seda enne. Teab, kuidas korrigeerida ja korrigeerib iseseisvalt eriti hea, kui ta nagu näeb ka nagu trennikaaslased, kuidas sul oli jalg sissepoolne. Ja ole ettevaatlik jah sportlaste suhtes. Need on need. See on midagi parandad, seda on ja teed läbi, jah, tegelikult ei lähe midagi läbi, tõesti läheb istub ja räägitud. Et nendega siis pilguga jälgida, kas nad ikkagi lähevad seda läbi tegema. Sest et nende tulemus ei parane. Ohutus. Kasuta spottereid ja vahendeid, nagu me nüüd mine mati peale, kui on mingisugune ohtlik element. Baasoskuste läbitegemine on enne keerukamaid liigutusi. Et enne pöördeid, mis me teeme alati ju baasoskuste läbi preparatsiooni uuesti. Mitte, et nad ei oska seda, aga nagu balletitantsijad, nad teevad ju kogu seda balletti terve elu, nad ei tee seda ju. Sellepärast, et see on nii põnev, nad teevad sellepärast, et nad tahavad seda baasi tugevamalt hoida, et nende keha mäletaks seda. Veenduvad sportlane on valmis edasi liikuma, et kui ta tahab mati pealt tulla kõva peale, siis küsi, kas sa oled valmis. Sest
küsisin kunagi, et kuidas saada seda hõljuvat hüpet nagu balletis tehakse, et ta nagu seisab. Tegelikult ei seisa, et oli ka tehtud uurimustöö tehtud seal pandud balletitantsijad, kes on professionaalselt pandud puntidesse ja rakendatud nendele neid harjutusi. Ja siis mingi perioodis vaadati, kuidas tulemus muutub, et nad filmisid neid, vaatasid, kuidas hüppenurgad muutuvad, kuidas jalad muutusid, millest oli kasu, millest ei olnud kasu, et väga lahe lugemine, et täitsa olemas. Nii palju tehakse lõputöid igasuguses vallas, te võite ise ka teha. Kui te teete, siis andke meile teada. Meil liidus oleks vaja sellist asja. Treenerite seminarid, sporditehnika koolitused, filmimine. Kas te teate, et on olemas sellised programmid, mis aitavad teil, mis on sellised sporditehnika korrigeerimise programmid, The Coach's Eye, kes praegu töötab treenerites. Need on veel, see on selline programm, et kui sa Elivali teeb mul halbküpet, siis ma filmin teda, siis ma vaatan aegruubis, siis ma saan peale joonistada jalad, ta kohe arvutab ära selle jalgade nurgas, ma saan näha, sul ei olnud seda 80 kraadi, ma saan järgmine kord filmida, vaadata, kas sul läks paremini. Erinevaid asju, sõna mine tavaliselt kaugust muuta kõike, et sellised väiksed vidinad, sa trennis kiiresti näitad sportlasena, näed, kuule, su jalg ei ole siin, su jalg on hoopis siin, muidu nad ei usu ju. Siis nad saavad aru, et asendavasti. Spetsialistide kaasamine, julgelt kasutage spetsialiste ka siis, kui te ise ei oska näiteks hakrot õpetada, et vahel lapsevanem on nõus sellest natuke juurde mõista. Et tuleb keegi, kes teab, kuidas asi käib. Ise pusides, no me pusisime seda pommi, vaata mitu aastat meil aega läks. Kas sul on seda aega? Ja õpi teistel spordialadelt, kergejõustikust ja iluinlemisest, kui sa tahad painduvust arendada ja igalt poolt. Kui sul on mingeid tutvusi, siis küsi, kuidas nemad teevad, kuidas te saate nii kõrgele hüpata, mis harjutused teete, te võite täitsa meile ka tuua sinna tantsu. Siis hakkab looma. Üks väike praktiline näide, ma näitan teile kohe pööre, mis oli muidu videos väga sünkroonis, aga siin aegruubis on näha, mis tegelikult toimub. See oli aegluubis ka enam-vähem juba nagu ühesugune, aga ma ikkagi noriks. Oba, oota. Ma pean siia paugi võetud. Nii, mis me tahame näha? Punkti tahame näha, on ju. Avame ja siis lähme pöördesse. Nii, ilmselt minu ripub natuke, kus su käed on? Minul käed on jah, siin mis mõtlesin, et ärge siia pange, hoidke siin. Jah, mina hoidsin seal all. Seepärast 11. jäime ilmselt, see oli sellega valgus. Või. Näe, ma võtsime punkti save aknasse. Kuidas? Ja ma seal. No maandumine on jah võimas, käsi vajub ära. Jah, käsi vajub ära. Tõmma võiks siia ette või kuidagi nii. Väga ilus võtaks seda, see õnnestus, mis seda asja võtab. Mina näiteks kiirustan siin, eks ole. Nüüd näeme. Väga ilus asend, Elimari, sa said jala ilusti kokku. Aga käed on jälle teises kohas. Väga ilus selg, Monika. Agumine õhku. Mis oleks põhiviga, üks kõige suurem viga, mis me nüüd märkasime, mida annaks neile parandada? Elimari, mis sa annaks, mis sul jäi silma? Mul juba see alguspilt on juba nii erinev. Aga mind häirisid need käed kõige enam. Minka? See pomm, valge pomm on ka siuke või üldse sähistaja on siuke, toob vead esile, mis su kätega seoses. Nii randmenurkad kui ka see, et kas keegi kiirustab või mitte. Võib-olla lisaks siia treeni neid peaharjutusi natukene, ilmselt meil oli ikkagi veits ujuv pea, et seda ma kindlasti lisaks. Ja pomm käed, see on nii lihtne asi,
siis te märkasite, mida saaks ka veel parandada? Okei. Gruppisoorituse vead, seda me enne vaatasime sealt hindamislehelt, et see on lihtsalt vana hindamisleht samamoodi. Ma lihtsalt küsin, et kas te teate, mis seal uniformity's mõeldakse? Saame teada, sünkrooniajad. Seda me juba rääkisime natukene, väga kiirelt käin üle. Näiteks individuaalsed ajastuse vead minu ja Helimari vahel näiteks. Me tegelikult siin videos oli ka, et mina hüppasin, minu õhulend oli lihtsalt kõrgem. Ja siis me, üks läks kõrgemale, teine läks madalamale, Helimari maandus mina. Oleks pidanud tegema nii, et ma hüppan lihtsalt vähem. Ja treenima niimoodi, et mõlemad treenivad kõrgust ikka jätkuvalt, aga lihtsalt seal kavas siis Monika ära kõrgtreenima. Ja liigutuste ajastatus muusikasse. Näiteks me oleme kõik head hüppajad, ja meie õhulend on nii pikk ja me maandume siis, kui on tümps ära käinud muusikas 5, 6, 7, 8, siis tuleb meile. Et nagu, kus ei sobi muusikasse ja ei tule õigel hetkel, siis me peame tegema mingi muu hüppe või siis kuidagi ajastama seda sinna väiksem. Ebatäpne jalgade töö, see on hästi suur viga ka, kui me võistlustel hindame. Katad näod ära, siis sa näed, mis jalad peavad. Erinevad sammud, erinevad suunad, erinevad jalad. Erinevad ajad, nagu täna me harjutasime see samm. Et me kuuleme ka, et ühtemoodi astume. Erinev arv samme, klassikaline. Tuleme kuskilt kokku, kes on lähemal, on tõn-tõn, ja siis keegi tuleb jookseb kuskilt kaugelt, et tegelikult see paigal ka sammud edasi. Ühtsuse vead, see on see, mis sa ütlesid, on ju? Uniformity, on ju. No, ebaõnnestumine üldiselt, tasakaalukaotus, kukkumine, ebapiisav painduvus, kellelgi ei tõuse jalg sama kõrgele nagu teisele. Ebatäpne preparatsioon, siis pööratud jalg, see oli seal ka video. Ebatäpne maandumine, raske maandumine, valesse suunda maandumine, et tuleb pöörde pealt. Erinev asend, pea, keha, käed, jalad. Vale tasand, liiga kõrge oled või liiga madal. See video, mis me vaatasime, see oli täis siis seal neid uniformity, neid vigu lihtsalt. Oli küll, neid oli rohkem. Neid oli hästi palju seal. Et sünkroonis me oleks saanud nagu kõrgemad punktid kui uniformity's. Jah. No, sobilikud harjutused. Peegli kasutamine, nagu me täna kasutasime, et me teeme peeglisse, puhastame lihtsalt neid liigutusi. Teeme läbi paarides, et sa lasedki paarides teha, et üks vaatab, teine teeb, teine vaatab, esimene teeb. Ette näitamine üksi paaris väikestes gruppides. Mida see Sloveenia treener, kelle kava nägime hästi sünkroonis, tema teeb niimoodi, et kõik teevad. Ja siis ta võtab ühe tüdruku, näiteks võtab Helimari ja paneb Jaana talle kõrvale, tehke nüüd koos. Siis ta parandab ära selle sünkrooni, enam-vähem saavad kokku, siis võtab ühe juurde, siis ongi 2 on ideaalses, 1 on veits erinev, siis ta paneb neid kokku. Kui ta saab kokku, võtab 4, paneb juurde, et ta teeb niimoodi, siis ta saab enam-vähem nagu selle sünkrooni. Mida tegi Norra tiim? Norra tiim võitsid Euroopakad. Treener ise oli, hip-hop oli, treener ise ka tantsis. Siis me küsisime, et kuidas te nii sünkroonis olite? Kas sul oli mingi abitreener, kes ise parandasid ja siis hüppasid kaasa ja tegid ise? Me treenime kõik koos, me teeme niimoodi. Et on suur punt, keskelt läheb pooleks, ühed teevad, teised parandavad ja vastupidi. Nad olid mega sünkroonis. Ma ei tea, meie ei saanud kuidagi niimoodi sünkrooni, aga nemad said. Ta ütles, et see oli kuidagi väga lihtne, sellest läks loomulikult. Aga nende tiimi keskmine vanus oli 30+. Need olid kõik naised. Ja ilmselt ka võib-olla mõned vanemad treenerid. Ma arvan, see palju lihtsam kui lastega niimoodi. Me naistele julgeme öelda, mis on kõik valesti ja vastupidi. Ma arvan, see toimis nende. Hääle hingamise kasutamine. No ma ei tea, kas nüüd enam võib karjuda või? Pööre, soomlased teevad seda. Teevad oma pöörde ääres kõik koos, hingavad välja, siis see tuleb nagu ühel ajal. Või siis džassis tehakse. Ja sa hingad koos, sa kuuled, et naaber ka hingab samal ajal. Sportlane eksib rohkem, kui ta on väsinud. Mis tähendab seda, et me tahaks nad ära väsitada ja siis hakata seda treenima. Et siis võib kava läbi teha nii, et käed täis pinniga, jalad ainult täis pinniga,
pooltäispingiga, et siis sloveenlased teevad, sloveenlased teevad niimoodi, et nad teevad hooaja alguses veerandkava ja 3 veerandkava jooksevad või teevad seda. Ja siis teevad näiteks vastpidi, teevad jumping jacks'e ja siis veerand lõpukavas teevad väga hästi ära. Ma täiendan. Ja sommid teevad niimoodi, et näiteks kui ainult käed on, siis kõik istuvadki, ma ei tea, siin põlvedel ja siis teevad kogu kava siit nii. Niimoodi ainult pommkäed lihtsalt. Et keha ei tee midagi, suunavahetus ei tee, aga ainult nagu käed teevad teie peal. Et siis see on ka, et käed, see näitab seda, et kui sa teed selle väga puhtalt niimoodi ära, siis järelikult sul käed ja pea teab, kus ta peab mingil löögil olema. Ja siis, mida me ka rakendasime, on see, tegime juppideks kava 5 jupiks on vaiksega vahest, inimesi, ja ka puhtuses. Nüüd me tegime 1 jupi 20 sekki vahet, kohe järgmine jupp 20 sekki vahet, või siis 1 jupp 20 sekki vahet, 1 jupp 20 sekki. Et see on see vahelduv treening, vaata seal üldainetes on ka, kui sa tahad vastupidavust treenida, siis see on see ümbrikujooks, aeglaselt sprindi, meil on sama, et siis sa saad niimoodi vaheldust tekitada oma kava. Ja seda aega sa saad, puhkeaega saad lühendada. Mida lähemale võistlus tuleb, seda väiksemaks see aeg läheb. Ja siis küsimus sulle kui treenerile, et mitu täiskatset on su tiimil vaja. Täiskatse nagu sa või. Et neil väga hästi õnnestuks. Meil oleks vaja olnud 25 või rohkem. Ma arvan, me tegime natuke vähem alguses. No esimesed katsed on ikkagi nagu suhteliselt toored katsed, aga ikkagi see on see esimene kord, teeme lõpuni, teeme. Ja siis see on täiesti väsin, see oli esimene kord. Siis mingi hetk me avastasime, et me saame ühest trennist teha 13 katset. Siis me lugesime neid, meil oli see trennipäevik, mis kirjutasime üles, mis me trennis tegime, et näha nagu hiljem huvitav lugeda, kuidas me jõudsime siin. Kui te olete seda filmi näinud Share, siis nendel on ka 25 täiskatset selle tiimiga enne, kui nad jõuavad. Et siis saate teada, et kui sul on vaja 25 oma tiimiga teha, siis sa ei saa alustada kuu aega enne täiskatsetega. Sa pead alustama võib-olla 2 kuud enne esimeste täiskatsetega. Et see on siuke võhmakas värk. Joondumise vead. Sellest me enne rääkisime, ma hüppan siit kiiresti üle, aga siin on sobilikud harjutused. Joontemärkide kasutamine saalis. Kas te teate, mis asjad on lainid ja mis need on spotid ja meetspotid või? Kas kõik teavad? Meie plats koosneb nendest paanidest, nagu siin on. See on 2 meetrit, see on 2 meetrit. Siis kui meil on joonised tehtud nii, et tüdruk seisab joonel, siis ta on lain. Kui tüdruk seisab 2 joone vahel, siis ta on spotid. Ja kui ta seisab keskmise koha ja joone vahel, siis on meetspot. Ja meil kõik joonised on niimoodi üles ehitatud, et meil on inimesed kas joontel, kas nii, või siis on, ma ei saa nii teha, või nii, alati. Ja siis meil on need torbikud, siis me paneme, mõõdame välja 2-meetriste vahedega ja siis me kasutame seda trennis. Ja kui sa torbikud pärast ära võtad, siis neil on see refleks, et nad tegelikult suudavad seda aega ja kaugust mõõta juba tunnetuslikult. Formatsioonide nummerdamine läbimängimine, soomlased teevad niimoodi enne võistlust, ma vaatasin, nad teevad nii 1, 2, 3 ja siis keegi tantsid, nad lihtsalt kõnnivad male, see. Nad lihtsalt kõnnivad oma jooniseid läbi. Keha asendab pilt, formatsiooni vahetus on liikumised. Ja vaata jälgige seda, et kui me liigume ühest kohast teise, siis kui me liigume nii, siis me oleme niipidi, kui me oleme niipidi, et kõik oleks nagu kuidagi ühe asendiga, siis on hästi nagu sujuv. Sammude arv, sammu pikkus, sellest rääkisime. Kava täiskatse, ainult jalgade töö ja keha suunal. Ja tea, mis löögil algab uus formatsioon, seda ütlesid ka soomlased, et nad teavad, et iga formatsiooni numbrid, kui treener karjub 5, 6, 8. Ja sobilikud harjutused tehnikavigade vältimiseks. Lihastrenn, kiirus, plahvatust parandavad harjutused. Baasharjutuste pidev läbitegemine, mida me täna tegime, bomb motionid on ju. Ja sooritus alati täispingega, et ei ole niimoodi. Ma teen kavas hüppe poole viimne. Kui sa otsustad teha hüppe, juba otsustad, siis tee see hüppe ära. Või
kõik läksid väsinuma tegema